Kolmas karutükk ehk proua Nõel lööb masinale hääled sisse. Lillekäpa jutt oli teinud mu õige pisut murelikuks. Ma sain aru, et oli mulle uue ülesande välja mõelnud ja ülesanne oli keeruline. Õmblemine pole ju mingi kirjutamine, et vaatada aknast välja ja ongi kohe seelik valmis. Ammugi pole see luuletamine, et paned nina vastu tuult ja püüad sõnad kinni. Õmblemiseks on vaja masinat ja kriiti, millega joonistada ja mõõdulinti. Ja siis on ju veel vaja nööpe ja lukke ja väga teravaid kääre ka. Äkitselt hüppas minu pähe päästev mõte. Ega siis kõiki maailma ameteid ei pea ise oskama. Vahel on nii, et ühel on mõte, aga teisel on masin. Mulle meenus, et meie muuseumis elab ju üks väga osav õmbleja proua Nõel. Läksingi kohe jooksuga tema juurde ja palusin, et ta aitaks mul õmmelda trakside ja taskutega püksid. Proua Nõel vaatas mu pealaest jalatallani üle. Pikkus, ütles proua Nõel ja mõõtis mind. Õlad, nohises proua Nõel. Mina seisin vaikselt ja lasin end mõõta. Puusad, vehkis proua Nõel mõõdulindiga. Enne kui ma jõudsin arugi saada, oli proua Nõel püksid kangale joonistanud. Käärid juba välkusid, kriit tolmas ja põrandale pudenes riidetükke. Siis lõi proua Nõel masinale hääled sisse. Masinal oli ilus vurinaga lauluhääl. Õmblusmasin vurises koguni nii, et mul hakkas endal ka üks väike laul peas keerlema. Viise ma teha ei oska, niisiis ümisesin seda lihtsalt õmblusmasina hääletaktis. Triigipitse ja keeruta seelikuid, viigiga pükse ülemeelikuid, tärgelda tanusid, nööpnõelu, trukke ja haake ja lukke veel sõelu, niidiga nihverda kriidiga jooni, silmas pea esi- ja tagupooli. Mõõdulind käpas, nii peagi saad kasu ka, selga võid tõmmata talvekasuka. Kui minu laul otsa sai, pani proua Nõel masina samuti seisma. Proovi, ütles proua Nõel nõudlikult. Sikutasin püksid jalga ja need olid täpselt parajad. Tänasin proua Nõela viisakalt ja kummardasin. Proua Nõel võttis aga ette järgmise kangatüki ja hakkas sellest midagi ümmargust välja lõikama. Mulle tundus see ümmargune asi kangesti ühe karu pea moodi olevat. Noja, ütles Lillekäpp, kes oli nurga tagant välja ilmunud. Sellega sa said hästi hakkama, proua Nõel tegi sulle väga ilusad püksid. Aga kujuta ette, kui sa peaksid näiteks ehitaja olema ja täiesti sirgete seintega maja ehitama. Sellega juba igaüks hakkama ei saa. Ohkasin südamest. Tundus, et Lillekäpal on minuga mingi kaval plaan. Selles loos oli juttu õmblemisest ja Mänguasja muuseumis on päris palju laste õmblusmasinaid. Need on hulka väikesemad kui suurtele mõeldud masinad, aga õmblevad sama hästi. Näiteks Nässu on proovinud sellise punase masinaga õmmelda. Tõttu öelda tuli sellest üks igavene pusa välja. Aga proua Nõel kasutab sellist ilusat singermasinat, millest raamatus on pilt ja muuseumis on see masin ise ka olemas. See masin on sama ilus nagu päris suured õmblusmasinad ja on tubli 80 või 90 aastat vana, aga temaga saab ikka veel õmmelda. Tema peal on nõelad, niidid, kõik mis vaja ja kui natukene õli ka vahele panna, siis ta ei krääksu sugugi.